Austatud juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed, lugupeetud Eesti teadlased, lugupeetud Eesti avalikkus, lugupeetud Eesti õpetajad, lugupeetud Eesti koolidirektorid ja kallid Eesti lapsed! Kuulake nüüd! Kuulake, millise teadusega Eesti Vabariigis tegeletakse. Meie Riigikogu liikmetena oleme kohustatud kaitsma oma lapsi, oleme kohustatud hoidma siin riigis teaduse kõrget taset, hoidma ogarused eemal Eesti Vabariigist kõige üldisemas mõttes, hoidma eemal igasuguse seksuaaldemokraatia kehtestamise, mida just harrastasid need sotsiaaldemokraadid, kes valitsusest suunati järelemõtlemispingile, aga kahjuks sedasama sotsialistlikku hullust kehtestavad end liberaalideks nimetavad inimesed. Ja mina kuulsin siin vasakpoolse subsiidiumimajanduse propagandisti juttu, kes just tuli mingisuguse põneva jutuga parempoolsusest, et ma ei tea, uurige mingisuguseid kõige algelisemaid politoloogiaõpikuid. Otsast lõpuni subsiidiumimajandus, mida te siin olete kaela määrinud meile energeetika sildi all, see oli mingit seost turumajandusega. 6 korda tahate üle dimensioneerida oma tuugenivabrikutega Eesti energia tootmise ja seda kõike subsideerida, eks. Meile tuli subsiidiumimajanduse propagandist siia. Sellist asja võidi plaanikomitees rääkida aastal 1980. Aga mitte täna, siinsamas, turumajanduse sildi all. 2,6 miljardit sinna, 2,6 miljardit tänna, kusagile maa alla, Paldiskisse, gigantne auk, eks ole, mida pole keegi enne näinud, eks ole, kust jätkuks kivi 100 aastaks, mida te sealt välja kaevate. Teate, Mao Zedong, eks, mõtles selliseid asju välja. Igasse Hiina külla, rauasulatusahi, eks ole. Ja tegidki. Ainult selle rauaga ei olnud mitte midagi peale hakata, eks ole. Nälg puhkes. Aga meil loodame, et nälga ei puhke. Aga majandus kidub teie subsiidiumimajanduse alla, teie sotsialistlike loosungite alla. Kujutlege ette, siin oli ju Lenini bareljeef väga pikalt. Mediteerige, mõelge, miks te leninistlikke projekte ellu viite. Kogu see teie energiamajandus on leninistlik, subsiidiumimajandus. Otsast lõpuni riisutakse meid rahast tühjaks, konkurentsivõimest tühjaks ja muidugi ka energiast lüpstakse meid tühjaks, kuigi te tahate 6 korda üle dimensioneerida oma tuugenivabrikutega. See on, vabandage väga, ajuvaba. Ajuvaba on ka see, et meil käib siin samas puldis haridus- ja teadusminister. Kuidas tema siia valitsusse sai jääda? Teaduste prohvet, kes räägib koolides meil siin, et 150 sugu on olemas, vulasoolised, intersoolised. Eesti lapsed on PISA-testide järgi maailma ühed kõige targemad lapsed. Aga minister on teaduste prohvet. Ütleb, et see on teaduslik konsensus, eks ole. Kust nad siia said? Teate neid karikatuure, kui mõni auto on kusagil 2 puuharu vahel ja küsitakse, kus see auto siia sai? Mina küsin, kust siia sai teaduste minister? Tõsimeeli räägib sotsiaalsetest sugudest. Ja siis tuleb pahura näoga peaminister mind noomima, et kuulge, et miks konservatiivid tahavad magamistubadesse tungida. Kuulge, kool ei ole magamistuba. Intersoolised, vulasoolised, kas teie tahate ka nende prohvet olla? Nad küsivad teilt kunagi, need maailma ühed kõige targemad lapsed, miks te ei kaitsnud mind? Miks te ei kaitsnud? Kellele te jälle pugesite? Kellele tahtsite tõestada, et te olete salongikõlbulik, parketikõlbulik? Te ei ole parketikõlbulik, kui te teadusi siin kaitsete. Ja Eesti teadlus ei ole parketikõlbulik. Kui te ei astu selle jama vastu välja, kui te ei astu ka nende teadlaste kaitseks välja, keda taga kiusatakse sellega, et nad kritiseerivad teie libakliimateadust. Palun 3 minutit lisaaega. 3 minutit lisaks. On libateaduste ajastu. Inimtekkeline kliima soojenemine, hüsteeria hommikul, kui ärkad. Õhtul enne magama minemist trummeldatakse teile inimtekkeline kliima soojenemine. Karu kukkus jääpangalt alla. Paanitsege, hüsteeritsege, nutke.
Hüsteeria on peamine poliitiline vahend, eks, maailma lõpupaanika. Ja selle alusel lammutatakse energiasüsteem, selle alusel tehtakse lollusi, hävitatakse konkurentsivõime. Tuletan meelde, mitu aastat teie all on majandus langenud. Need on kuivad numbrid, julmad numbrid. Ja siis olete väga elevil, kui kusagilt statistikavabrikust on 1%-lisest kasvust räägitud. Enne oleme me 3 aastat kolinal kukkunud, konkurentsivõimes Euroopas kukkunud kohti ja kohti allapoole. Miks see kõik toimub? Siin ei aita ka see uhuu-teaduste prohvet koolides. Haridusminister, laske ta lahti ometigi. Tehke ruumi värskele mõttele, tehke rakendusteadustele ruumi, tehke matemaatikale, füüsikale, tarkadele Eesti lastele ruumi, lõpetage lolluste promomine, punase propaganda ajamine, nagu siin Lenini bareljeefi all tehti aastakümneid, aeti lolli juttu lihtsalt, hävitati normaalset ühiskonda. Teie ülesanne on meid kaitsta ja mitte ainult pommide valmistamisega, mida meil ka vaja on, aga vaimse ruumi kaitsmisega, Eesti kooli kaitsmisega, Eesti laste kaitsmisega. Te olite nagu hullu bürokraatia kaitseingel siin. Teie lasite rahumeeli kehtestada koormatäie uusi aruandeid ettevõtetele, mingid kestlikkuse aruandeid, kus ettevõtted peavad aru andma, samamoodi, kuidas voolava sooga isikud saaks juhatuses kohti kuskil ettevõttes. Mitu rassi ikka on Eestis esindatud, kas ikka Paapuast on siia keegi toodud, kas keegi on saanud ettevõtte juhatusse? See on sõge bürokraatia kasv. Eurobürokraatiat ja kliimateadust iseloomustab ütlus. Alati leiduvad eskimod, kes töötavad Kongo elanike jaoks välja eeskirjad, kuidas elada üle troopilist kuumust. Ja see iseloomustab Euroopa Liitu. Ahjukütte keelamise idee 2027. aastaks. Keelame 400 000 eestlasel ahjukütmise ära. See on suur idee, see tuleb tõesti kuskilt soojast kliimast. Kongo elanikud keelavad Eestil ahjukütte ära, sest nad arvavad, et see on hea mõte, piltlikult öeldes. Ja siis te saate kehtestada avaldused ahjukütte asendamiseks. Ja saate 2,6 miljardit maksta Eesti inimestele, kuna nad loobusid ahjuküttest, sest see on suur teadus, see on maailma päästmine, see on kliima päästmine, inimtekkelise kliima soojenemise kahjude hüvitamine. Vaat sellega tegeletakse Euroopa Liidus, millest te nii vaimustuses olete. Jah, kui EKREIKE tuleb tagasi, siis on Eestis 2 sugu, mees ja naine. Oodake seda, inimesed, oodake, varsti on see hetk käes.